Tere tulemast Musta kassi taru lugemise jäärad. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 6. kuni 12. juuli. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No sellel nädalal on selline lugu, et teil süda väga valutab kellegi teile väga lähedase inimese pärast. Ja te olete kohe tema pärast nii mures, et mulle tundub, et te kibelete talle appi tõttama. Ma ei tea, mis hädas ta on. Ma ei tea ka seda, kes ta teile on. Ja ma ei tea ka seda, kui sügavalt ta hädas on. Aga mida kaardid selle kohta räägivad? Kaardid räägivad nii, et esimene kaart on teil see keisrinna. Keisrinna, vaat tema ongi selline naine, kes lähebki hädas appi kõigile, kes hätta on sattunud. Tema minu jaoks on selline tingimusteta armastuse kaart. Keisrinna hoolitseb selle eest, mida meil on vaja, et elu võiks jätkuda. Ja no ta üleüldiselt ongi selline, ta armastab nagu kõiki, ta armastab loomi, linde, inimesi loomulikult. Tema läheb appi, tema aitab, tema toetab, temal on kõike. Ja tema nagu ongi valmis oma viimased püksid jalast ära andma selleks, et teisel oleks hea olla. Kui temal ikkagi on külm, siis ta lihtsalt annab kõik, mida ta saab. Tingimusteta armastus ju ongi selline, et ma ei küsi vastu midagi, vaid teen sinu jaoks seda, mis on minu võimuses. Edasi tuleb siin nagu karikate 7. Vaat karikate 7 on see valikute paljusus. Ja antud kontekstis tähendab see minu jaoks seda, et teil on nagu neid, vähemalt teie mõtetes neid valikuid, kuidas saaks aidata. Aga siis te nagu peaksite põhjalikumalt kaaluma neid variante, kuidas aidata. Sest valikute paljususe kaart räägib ka sellest, et kõik need valikud ei ole teostatavad. Et mõned on lihtsalt mõtted, mõned on unistused, kuidas oleks kõige parem. Alati pole see lihtsalt võimalik. Ja nii on ka selle valikute paljususega, et mõelge rahulikult järgi ja kui ise ei tea, siis küsige nõu kellegi käest, kes on targem selles küsimuses. Siis 3. kaart on meil siin see sauatäss. Vot sauatäss ütleb, et teeme ära, lähme ruttu, aga no järele mõtlemata, mitte kusagile tormata, ei ole mõistlik. Te võite asjad hoopis hullemaks teha, kui te nagu isa-päisa kuhugi tormate ja arvate, et aitate, tegelikult võib-olla ei aita, vaid teete asjad hullemaks. No ma ju ei tea ka täpselt, mis see situatsioon seal on. Siis tulebki see südamevalu kaart. Siin all on sauade kuninganna. Tema võib nüüd küll olla see, kes aitab teil. Tarkusega võib olla kuskile otsa, ta ise muidugi on väga särav, teeb ka halva mängu juurde hea näo. Ta võib ka olla see sauade kuninganna, võib ka olla rampväsinud kohe nii, et jaksa vaevalt jalgu järgi vedada. Aga temast see välja ei paista. Tema on alati särav ja enesekindel, püsti päide läheb läbi elu. Ja kui te olete nüüd otsuse teinud, kuidas oleks kõige paremini aidata, mida selle lähedase heaks teha, et siis ajategi oma selja sirgu, lööte pea püsti ja lähete ja teete selle ära, mida te olete plaaninud või mida te arvate, et kindlalt kasuks tuleb. Ja siin all on keskel ülemprees rinnakaart. See kaart räägib seda, et te võite usaldada oma sisetunnet. Te tegelikult teate, mida teha. Te tegelikult teate ka seda, kuidas seda inimest aidata. Et te lihtsalt peategi välja lülitama võib-olla rohkem oma selle mõistuse ja juhinduma oma sisetundest. Vaat vahest on niimoodi, et tahaks midagi teha, aga mõistus ütleb, et see küll õige pole, sellest ei saa mitte mingit tulu tõusta. Meil oli kunagi niisugune juhus, kus ma läksin kooli ja seal oli mul kursuseõde. Ja ma tahtsin talle midagi viia, aga kuna ma teadsin, et teda ei ole sellel päeval üldse koolis, siis ta ütles mulle, et ta ei tule. Ja siis ma vaatasin seda asja, mis ma talle viia tahtsin ja ei võtnud seda kaasa. Ta oli koolis ja ta oli täpselt 2 esimest tundi seal. Ma ei jõudnud enam minna kuskile, mitte midagi tooma. Ja vot nii ei usaldanud mina enda sisehäält ja ta jäigi sellest ilma, sest ta ei tulnud üldse enam tagasi. Ei lõpetanud kooli koos meiega. Tal olid seal mingi probleemid
ilmselt väga isiklikud. Aga tegelikult ma tahtsin sellega seda öelda, et usaldage enda sisetunnet isegi siis, kui see teile tundub tobe või võimatu. Nii ka selle aitamisega usaldage oma sisetunnet. Võib-olla pole vaja üldse mitte midagi teha ja see inimene saab oma probleemidest ilma igasuguse abita võitu. Ja viimane kaart on meil siin see sauade 7 on see viimane kaart. Sauade 7 räägib sellest, et kaitske oma seisukohti. Kui teie olete nüüd läbi mõelnud asjad, mida edasi teha, lööte pea selga ja teete seda, mis te olete plaaninud, usaldades enda sisetunnet, vaat siis pange kõik kõrvad lukku igasuguste juttude eest, mis teie kõrvu peaksid tulema, kes seda heaks ei kiida või kes oma arvamust avaldab, mis ei ole selle teie sisetunde või mõttega kooskõlas, ärge üldse pange neid tähele. Tegutsege oma plaani järgi. Teie peas on see plaan olemas. Tegutsege selle järgi ja löögegi pea selga ja mitte midagi ei ole kellelgi öelda. Ja hoolitsege selle eest, nii nagu see käis rinna, et elu saaks jätkuda. See on teie ülesanne. Sellel nädalal ja selles situatsioonis, milles kas olete ise või on mõni teie hea tuttav. Sest sellist südamevalu, nagu on mõõkade 3, saab põhjustada meile ainult väga kallis ja lähedane inimene. Mis ma oskan öelda, armsad jäärad? Ma soovin teile lihtsalt jõudu vastu pidada, edu selles, mida te ette võtate ja jääge iseendaks. Ärge laske ennast rääkida ära ega püüda näida keegi teine. Ma arvan, te olete tugevam, kõige tugevam siis, kui te jääte iseendaks. Selline tuli lugemine, jah, võib-olla tõesti mitte kõige rõõmsam, lõbusam ja ilusam, aga elus ongi tõusud mõõnad, ehk siis tuleb mõlemad üle elada. Kui oleme mõõnas, siis ronime sealt välja ja paneme tõusulainele edasi. Siuke lugemine teile, andke andeks, võtke või jätke. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida, te võite alati mulle kirjutada. Musta kassitaro, kõik väiksed tähed, kõik üks jutt @gmail.com. Ma vastan kindlasti kõikidele teie kirjutatud meilidele. Ja kohtume järgmisel nädalal.